See, mida president Trump tegi Hispaania koondisele maailmameistrivõistluste karika üleandmise tseremoonial, paneb sind suu lahti imestama. Trumpi võib paljudes asjades süüdistada, kuid igavat elu ta kindlasti ei ela. Ta on 80-aastane. Ta on esimene ametis olev president, kes on samal aastal vaadanud nii Super Bowli, NBA finaale kui ka jalgpalli maailmameistrivõistluste finaali. Donald Trump astus jalgpalli maailmameistrivõistluste autasustamisseremooniale, andis Hispaania mängijatele medalid, osales karika üleandmisel ja jäi lavale. Just siis, kui võitja meeskond valmistus alustama maailma tähtsama jalgpallipeo tähistamist. Ferran Torres lõi otsustava värava 106 minutil ja kindlustas Hispaania koondisele teise maailma meistritiitli, takistades Lionel Messi meeskonnal võita turniiri teist korda järjest. Trumpi kohalolek finaalis oli Valge Maja poolt juba varem välja kuulutatud. Keegi ei osanud aga ette näha, kui suur saab olema presidendi roll tseremoonial. Trump ei jäänud ainult looži ega ilmunud ka platsile, vaid kiireks tervituseks. Ta astus koos presidendiga poodiumile. FIFA president Gianni Infantino võttis mängijaid vastu, pani medalid kaelameistritele ja osales otse hetkel, mil karikas anti üle kapten Rodrile. Kui mängijad hakkasid kogunema, et karikat tõsta, jäi Trump poodiumi keskele. Infantino astus ligi ja andis märku, et ta peaks ruumi tegema pidustusteks, kuid president jäi veel mõneks sekundiks hispaanlaste vahele. Rodri tõstis karika, mängijad hüppasid ja kuldsete konfettide sadu kattis lava, samal ajal kui Trump ilmus võitjameeskonna kõrvale. FIFA ei avaldanud selgitust tema viibimise kohta. Piltide põhjal tundus see olevat spontaanne tegu, nagu keegi, kes otsustas ajaloolisele hetkele lähedalt kaasa elada. Celes vídeos milhavaldas profil, notícias dos Estados Unidos, seisab Trump Infantino kõrval, samal ajal kui Hispaania mängijad valmistuvad ühispildiks. FIFA juht vaatab presidendi poole ja üritab teda vaikselt kõrvale juhatada, kuid pidustused algavad enne seda, et Trump kaoks täielikult kaadrist. Selles Luis Mujor avatalud videos ilmub Hispaania koondis medalite, karika ja Trumpiga lavale. President jääb klubi paremale poole, samal ajal kui meistrid hüppavad ja tähistavad. Pilti hakati kiiresti käsitlema kui omamoodi presidendi fotopommi, sest Trump suutis sattuda fotole, mis pidi jäädvustama ainult võitjameeskonda, mängijaid ja trofeed. Conto postagem AF avaldas teise, nurga alt kaadri, kus organisatsiooni liige läheneb Trumpile tähistamise keskel. Presidentsi pilk on endiselt suunatud mängijatele, samal ajal kui Infantino liigub, et viia ametnikud keskelt ära. Ühes videos künnib Trump murul, turvamehed ümbritsevad teda. Teises annab ta kohtunikele medaleid üle. Hiljem ilmub ta platvormile, et vastu võtta Hispaania meistrid. Trump saabus staadionile suurejooneliselt. Presidendi helikopter Marine One lendas areeni kohal umbes tund enne mängu algust, tõmmates tribüünidel oleva publiku tähelepanu. Brasiilia kannatas, oli see roheline. Et samal ajal kui tema... Ta vaatas mängu kaitstud alal. Ex-lady Melania Trump, Gianni Infantino, Mexico presidendi Claudia Sheinbaumi ja Kanada peaministri Mark Carney kõrval. Hispaania kuningas Felipe ja teised ametnikud olid samuti staadionil. Flotuse raportis avaldatud pildil on Trump Ameerika Ühendriikide hümni ajal Melaniaga, Sheinbaumiga, Carneyga ja Infantinoga. Stseen tõi samasse looži kokku 3 MM-i võõrustajariigi juhid ning FIFA kõrgeima juhtkonna.
hoolimata kaubandusvaidlustest ja poliitilistest erimeelsustest valitsuste vahel jälgisid kõik finaali ühiselt. Sa rääkisid Horniga. Kanadast. Tõne. Alustas. Oli hea, aga ma ütlesin talle, ma mõtlen, te peate takistama neid tulekahjuded siia jõudmas ja meie õhku mürgitamas. Mul on hea suhe Mark Arniga, aga tead, me peame need tulekahjud seal üleval peatama. Kui me saame aidata, siis aitame, aga võib-olla maksavad nad hüvitist või kehtestame tariif. Aga see oli kohut. Ma mõtlen, kas sul olid ettevõtted, mis suleti, eriti Michigani. Kui sa vaatad Detroiti piirkonda Michigani, seal pandi kõik kinni. Suleti autotehased ja palju muud. Ma ei mäleta, et see oleks kunagi varem juhtunud. Viimase 4 või 5 aasta jooksul oled sa näinud, et see hakkab juhtuma ja ma ei mäleta midagi sellist. Enne mängu algust oli Trump juba tekitanud suure vastukaja, puudutades originaaltrofeed. Ronaldo fenomeno 5 karikalooži ja Infantino lubas presidendil seda puudutada. Aitäh. Aitäh. Tšau! Ma teen nii. See pilk levis plahvatuslikult sotsiaalmeedias, sest tavaliselt on karikas enne finaali peaaegu püha kaitse all. Trump andis isiklikult medaleid ka sellistele mängijatele nagu Ferran Torres ja Lamine Amal. President ei taandunud, jätkas mängijate tervitamist ja jäi kaamerate ette kuni Hispaania peo alguseni. Osalemine asetas Trumpi enneolematusse olukorda. Temast sai esimene ametis olev Ameerika Ühendriikide president, kes osales Ameerika pinnal toimunud maailmameistrivõistluste finaalis 1994 aastal, kui turniir samuti Ameerika Ühendriikides toimus. Bill Clinton ei viibinud finaalis ja karika andis üle tollane asepresident Al Gore. Spordiüritustel osalemise seeria algas 2025 aastal, kui Trumpist sai esimene ametis olev president, kes isiklikult Super Bowli vaatama läks. 2026 aasta juunis tegi ta taas ajalugu, olles esimene ametis olev president, kes käis NBA finaalmängul. Nüüd, 80-aastaselt lõpetas ta selle seeria, ilmudes jalgpalli maailmameistrivõistluste finaali ja osaledes võitjate ühispildil. Finaalist sai ka perekondlik kokkutulek. Baron Trumpi oli enne mängu näha Infantinoga vestlemas. Samal ajal jälgisid teised pereliikmed mängu staadioni erinevates piirkondades. Tiffany Trumpi ja Pelosi avaldatud fotol olid koos Erik, Donald Trump Jr., Bettina Anderson, Lara Trump, Ivanka Trump ja Jared Kushner rahvas täis väljaku ees. Pärast staadionit lahkumist teatas Trump, et maailmameistrivõistlused olid Ühendriikide jaoks erakordne edu. Ta kiitis Hispaania domineerivat esitust, ütles, et fännid üle kogu maailma tulid turniiri jälgima ning kordas oma seisukohta, et võistlus peaks naasma Ameerika Ühendriikidesse. Kui Hispaania koondis tähistas oma teist MM-tiitlit, oli president juba ülevoolav. Ta muutis finaali näidiseks sellest, kui võimsalt suudavad Ühendriigid korraldada planeedi suurimaid sündmusi. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt kasutades ekraanil kuvatavat Pixi võtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata tegutsemist.